Kuusepuu tõmbas lambikeste juhtmepistikust välja, keris selle kokku ja riputas esimese oksa külge. Seejärel hiilis ta ukse poole. Ta liikus vaikselt, nii et teda kuulda ei oleks ning et ehted tema okstelt maha ei kukuks. Kapi nurgal märkas ta tikutoosi. Tahtis seda kaasa haarata, aga samal hetkel tilises teisel oksal rippuv kelluke. Kuusepuu ei liigutanud ennast. Nüüd küll keegi kuulis. Juba on minu plaanil kriips peal. Kuidas ma nii kohmakas olen? Mõtles Kuusepuu ning hoidis hinge kinni nii, et mitte üks okas tema kasuka küljes ei liikunud. Kuid kedagi ei tulnud. Keegi ei kuulnud. Ta võttis ettevaatlikult kellukese ja tikud ning pistis need kolmanda oksa külge kinnitatud jõulusoki sisse. Kuidas ma siit läbi mahun? Miks need uksed nii kitsad on? Selle peale ei mõtle keegi, et jõulupuusid märkamatult läbi peab mahtuma. Endamisi pahandades tõstis Kuusepuu kõik oksad ülespoole ning nüüd, olles märgatavalt saledam, libistas ta ennast osavalt läbi ukse ava esikusse. Seal oli veel kitsam. Kuusepuu venitas ennast nii peenikeseks kui suutis ja astus ettevaatlikult järgmise ukse poole. Kuid siiski tõmbas ta neljanda oksaga kindad põrandale. Ta kummardus neid üles tõstma, siis aga takerdus tema ladvatäht nagis rippuva mantli tasku serva külge. Täht pidi juba põrandale kukkuma, kui Kuusepuu viimasel hetkel selle kinni püüdis. Miks tahavad kõik asjad maha kukkuda, kui seda kõige vähem vaja on? Aga kui sa ootad, et õnn sülle kukuks, siis ei juhtu midagi. Mõtiskles Kuusepuu peegli ees ladvatähte tagasi sättides. Kas ma peaks võtme kaasa võtma? Arutles ta ust avades. See on hea mõte. Veider oleks pärast ukse taga kella anda, kui keegi vahepeal selle jälle lukku on keeranud. Nähes, et kedagi ei ole, astus Kuusepuu trepikotta ning lukustas ukse. Seal oli piisavalt ruumi ning ta sai jälle oma oksi vabalt sirutada. Trepist alla minnes kuulis ta altpoolt lähenevaid samme. Mida ma nüüd teen? Kuhu ma lähen? Tagasi ma ei jõua enam minna. Ma ei jõuagi enam kuskile minna. Trepist üles tulev meesterahvas jõudis Kuusepuuni. Mees jäi seisma ning vaatas kuuske. Mis nali see siis on? Milleks panna oma jõulupuu koridori? Arutles mees endamisi. Milleks panna? Mõtiskles Kuusepuu kannatamatult ja liikumatult ühe koha peal seistes. Ma lähen kohtama. Ainus põhjus öösel trepikojas seismiseks on see, et uudishimulik edasi läheks. Teevad siin ka igasuguseid veidrusi. Panevad kuuse trepikotta. Tuppa pannakse kuusk, aga mitte teistele jalgu. Kuulis Kuusepuu, kuidas trepil edasi astuv mees omaette rääkis. Kui ülemisel korrusel uks kinni pandi, jätkas Kuusepuu oma teekonda. Välisuks. Kuidas ma siit pärast sisse saan? Arutles Kuusepuu, kui ta alla oli jõudnud. Aga välisuks oli lahti. Trepi peal vastu tulnud mees oli selle lahti jätnud. Kuusepuu vaatas üle tänava, aga ei näinud kedagi. Üle tee oleva maja ees oli vaikus. Kuusekest ei olnud seal. Ma pean sinna minema. Ma pean kokkulepitud kohas olema, mõtles Kuusepuu ning astus tee peale. Nii kui ta oli seda teinud, kukkus ta pikali. Maja esine oli nii libe, et ta liugles seni, kuni alles sõiduteel pidama jäi. Samal hetkel ilmusid nähtavale autotuled, mis tema poole liikusid. Seda on mul kõige vähem vaja. Jõudis Kuusepuu mõelda, enne kui tal kiire hakkas. Ta hüppas püsti,
ning jooksis tee ääres oleva lumehange taha. Mitu ehet kukkus küljest ära ning jäid teele ja lumme lebama. Hetk hiljem jõudis auto sündmuskohale ning jäi seisma. Juht tuli välja ja vaatas ringi. Ta korjas ehted kokku ning läks hange juurde, mille taga kuusepuu ennast peitis või siis arvas ennast peitvat, sest tema latv ja ülemised oksad paistsid sealt välja. Juht astus mõned sammud kuusepuule lähemale ning jäi teda vaatama. Seejärel uuris ta kahtlustava pilguga ümbruskonda, kehitas õlgu ning pani ehted kuuse kõrvale. Suur tänu, mõtles kuusepuu. Seda heategu kindlasti jõuluvana märkamata ei jäta. Auto tagumised tuled veel paistsid, kui kuusepuu okstelt lund hakkas maha raputama. Ta riputas ehted tagasi ning kohendas ladvatähte. Huvitav, kas ta ikka tuleb välja, mõtles ta kuusekese maja juurde jõudes. Kas ta ikka mõistis mind? Äkki mõtles ümber. Võib-olla jäi koridoris vahele ja peab nüüd karistuseks toa nurgas seisma. Ta hakkas juba lumepalli tegema, et sellega oma kohalolekust vastu akent märku anda. Tere! Kostis ukse juurest meeldiv hääl. Seal seisis roheliselt kaunis kuusekke. Kuusepuu tundis, kuidas piparkoogi ja kaneeliga vürtsitatud meeli paitav kuuselõhn temani jõudis. Tervist, vastas kuusepuu. Oled sa tõesti nii kaunis või näen ma praegu und? Sellisel juhul näeme ühte ja seda sama und, ütles kuusekke. Aga tegelikult on kõik ilmsi, sest need katsumused, mida ma välja tulles pidin läbi elama, oleks mind ammu üles ehmatanud, lisas ta, kui nad ukse lähedal hanges teineteise kõrval seisma jäid. Seda kujutan ma väga hästi ette, ütles kuusepuu. Minu katsumused kuni praeguse hetkeni algasid 2 päeva tagasi, siis kui mind müügiplatsilt siia toodi. Mina kolisin siia täna auto katusel, otse metsast, ütles kuusekke. See on tore, et sa siia kolisid. Sain sellest aru, kui meie pilgud akendel kohtusid. Sellist kaunist, tumerohelist ja sihvakat kuusekest ei olnud ma varem näinud. Sinu okstel rippuvad punased kuulikesed ja tähtedena säravad küünlad joonistasid välja tõelise ilu. Nägin, kuidas sa punastasid ja püüdsid ennast kardina taha varjata, aga uudishimu sai sinust kiiresti võitu ja juba olid meie pilgud jälle koos. Mina tahtsin rõõmu pärast diivanil kukerpalli teha, vaevu hoidsin ennast tagasi. Kõik okkad hakkasid kihelema. Siis mõistsin, et pean sinuga kokku saama. Ma ei teadnud, kuidas ma seda teen. Mis siis, kui keegi meid näeb? Kuidas ma tagasi saan? Kas mul jätkub julgust? Mõtlesin juba aknast õue hüpata, aga taipasin, et see pole hea mõte. Siis oleksin ma välja näinud nagu räsitud hulgus. Lõpuks oli mul ükskõik kuidas, aga otsustasin, et pean sinuga kokku saama, rääkis kuusepuu. Mina nägin sind juba siis, kui auto katusel maja ette jõudsin. Ukse ees saeti mind lühemaks. Hea, et sa seda ei näinud. Mul oleks väga piinlik olnud. Pärast vaatasin juba aknast, kuidas sa oma oksi pingutasid, et need minu tähelepanu saamiseks välja paistaksid. Sa kummardasid viisakalt, liigutasid okste küljes rippuvaid ehteid ning kergitasid ladvatähte. Lõpuks püüdsid viisakalt mõista anda, et soovid mind kohtumiseks õue kutsuda. Taipasin kohe, mida sa mulle öelda soovid. Nii ma siis noogutasin, et mõistan sind ja võtsin kutse vastu, rääkis kuusekke. Kuusepuu süütas enda oksal 2 küünalt. Seejärel kinnitas ühe neist kuusekese oksale. Sa oled tõesti kunstnik. Sellist kuuseromantikat võib kohata ainult välja mõeldud jõululugudes, ütles kuusekke. Ta tundis, kuidas kuusepuu oksad tema oksi puudutasid.
hellalt nende vahele pugesid ja enda lähedal hoidsid. Nad vaatasid taevast ning mõtisklesid, kas on seal sama palju tähti kui neil okkaid. Sellel hetkel lükati maja uks lahti. Kiirel tippival sammul astus sealt välja pikka kitsast mantlit kandev naisterahvas. 2 kuuske märgates võttis ta hoo maha ning jäi neid korraks silmitsema. Vangutas siis pead ja võttis hoo uuesti üles. Nad on väga uudishimulikud. Müügiplatsil käisid nad kogu aeg meid vahtimas. Tõstsid üles, keerutasid, koputasid vastu maad. Mul hakkas lõpuks põlv valutama, rääkis kuusepuu. Tänu keerutamisele ja koputamisele saame nüüd siin hanges olla, ütles kuuseke ennast kuusepuule lähemale nihutades. Siin olemine on tõesti väärt siin olemist, ütles kuusepuu ja puudutas oma ladvaga kuusekese latva. Ja aknad on siin imelised. Sealt välja vaadates võib tõesti midagi sülle kukkuda. Kuusepuu tardus paigale, kui ta oma maja juurde jõudis ja nägi, kuidas selle uks lahti lükati. Välja astus nüüd talle juba tuttav meesterahvas. Mees otsis võimalust kummalt poolt kuusest mööda minna. Mis naljad need sellised on? On see üldse mingi nali? Inimestel ei ole mitte midagi teha peale lolluste, rääkis mees endamisi. Ta tõstis käes rippuva prahikoti kaitseks enda ette, trügis kuusepuust mööda ning kõndis maja taha. Need on jõulud lumes ja naljakat ei ole siin midagi, ütles kuusepuu ning lipsas lahti jäänud uksest sisse. Trepist üles minnes võttis ta 2 sammu korraga. Tema sees hõiskas ohjeldamatu kuuserõõm, kuni ta lõpuks oma ukse ees seisma jäi. Kus kohas ta on? Otsis kuusepuu võtit. Ta uuris ning raputas kõiki oma oksi, aga võtit ei olnud. Tee peal meenus kuusepuule libisemine. See peab seal olema. Aga kui ei ole, siis tuleb mul tõesti ukse kella helistada, arutles ta trepist alla minnes. Ta kuulis, kuidas tuttavad sammud ülespoole tulevad. Järgmisel hetkel seisis kuusepuu ees meesterahvas. Kuulge, mis nalja siin ometi tehakse, ütles tüdinenud meesterahvas poolvaljult. Kas te võib-olla otsite midagi? Pöördus ta nüüd irooniliselt kuusepuu poole. Näete, siin on võti, võib-olla otsite seda. Ta pani võtme kuusepuu oksa külge rõhutatud liigutusega, nagu oleks ta suure heateo teinud. Ma lihtsalt ei usu enam oma silmi. Mida kõike ma pean 1 öö jooksul nägema, torises trepil edasi astuv mees. Et ei usu oma silmi, mõtiskles kuusepuu lõbusalt, aga varsti ei usu oma kõrvu ning võttis soki seest väikese kellukese.